kes iganes seda kirst otsib, leidku vaid valu ja leek. Olgu mu veri pitseriks, olgu mu hääl lukuks. Siin puhaku igaveseks. Aamen. Aadu, mida sa teed siin? Felix, ma tean küll, mida sa tegid. Mida sa sellega öelda tahad? Tulereegist sünniks, tuhast tõuseks. Ja Aadu, ma soovitan sul siin kirstu kohe siia, sest natsid kohe jõuavad ja nemad võtavad selle jõuga. See on su vere, see on su hingega. Mida sa teed? Olgu su nimi kantud igaveses tules. Teed mille? Sa ei pääse. Aamen. Sa soovisid aarde endale ja natsidele võtta, jah? No nüüd sa saad aarde täpselt niimoodi endale, nagu sa soovisid. Sa ei lahku enam kunagi siit majast ja jääd selle aarde igaveseks valvuriks, kui mina pärast oma eluaega määran kellegi, kellele see aarde pärandada. Ma sütin, aita mind! Kui mina seda arendada ei saa, siis ei saa keegi. See kiri on sulle, kui su perekonnanimi on Mägi. See on ju Rasmus, või? Hei, vaata, mis ma leidsin. Mida? Näe, vaata. Vaata, nii. Ma küsimus tulemas läbi selle asja. See kiri on sulle, kui su perekonnanimi on Mägi. Mida huvitavust? Tean, et saladus, mida ma peitsin, ei jää igaveseks varjatuks. Ma peitsin ära aarde oma relvavenna Felixi eest, kes mind reetis. Aarde koordinaadid on allpool märgistatud ja asub esimese maailmasõja aegses mahajäetud sõjabaasis. See koht oli juba teise maailmasõja ajal maha jäetud, kuid ainult need, kes tunnevad oma pere verejälge, suudavad selle leida. Sina oled valitud. Võti aarde avamiseks on peidetud maja teisele korrusele. Otsi see ülesse ja ära unusta. Tuli näitab teed. Sa pole majas üksi. Ole ettevaatlik. Aadu Mägi. Mida ma just kuulsin? Kas sina usud seda kirja? Mida sa aru? Ma tean, et sa ei usu, aga... Ei. Jah, me lähme. Ma olen viimane. Lähme, siin on asukoht märgitud. Aare kuluks ära. See ei ole hästi. Vist oleme kohal. Nii, ja siis sellepärast, et koordinaadid on 59,33,7+7 kraadi põhjas ja 24,63, 7,8 kraadi idas. Selle järgi peaks nagu kohal olema. Sinna sisse. Päriselt. Come on, see on seda väärt, see on Anna Vaare.
jumal küll. ossa issand, vaata mis siin on. Äkki me ikka ei peaks. Mõtle natukene rasvalt. kuule, see on mingi silt lihtsalt, ma ei tea, kes selle siia jättis, mis see isegi tähendab, mingi enter ütleb, no lähme sisse. nii, põhimõtteliselt see paber on olemas. hargneme siis onju ja siis mina hakkan võtit otsima saarelt või midagi, et kes enne mida leias. tule aga vahel. ära kuule, kui meiega midagi juhtub, ma söön su mütsi ära, tule lähe. No, eks sa siis võid mu mütsi ära süüa. nii, okei, see koht ei ole just kõige meeldivama välimusega, kas sa nõustud? Jaa, aga küsime koos. Ei, me hargneme. Sa mine sealt, ma lähen siis siit praegu, okei? jah. kes seal on? hallo? mis siis? kes helistab? hallo? hallo? noh. pean seda ometi käest. Mis kurat siin majas toimub? Rasmus! Rasmus! Hendrik, kas kõik on korras? Hendrik, kus sa oled? Hendrik. sa pead mind aitama. tere, jaa. Ma pean teiega kohe kohtuma. jah? jaa. okei, jaa, 2 tunni pärast on okei. ma tulen. nägemist. aidake mind, palun, mul on suur probleem. tulge sisse. nii, Rasmus, räägi mulle siis kõik ära. no põhimõtteliselt, preester, lugu on selline, et mina sain teada, et minu vanaisa midagi sükest Aadu Mägi jättis ühte esimese maailmasõja aegsesse baasi ühte ühekorda, eks ole. ja siis mina ja minu sõber Hendrik, me läksime seda aaret sinna otsima. Te läksite seda otsima? jah, just, aga kui me kohale jõudsime, vaat siis algas üks horror. hea küll, Rasmus poiss, aga räägi mulle siis täpsemalt, et mis seal juhtus. ma nägin küünalt. küünalt? nii, me hargnesime
mina läksin ülesse korrusele, ronisin redelist ülesse, nägin, astusin ühte tuppa, toa lõpus põhimõtteliselt hakkas põlema küünal maas, eks ole, ise. Ja siis ma läksin sinna küünla juurde, vaatasin, mis toimub, puhusin, hakkasin seda küünalt ära puhuma, eks ole, ja siis kuulsin järsku minu selja tagant, keegi nagu jookseks mu poole, eks ole. Ma keerasin ümber, seal ei olnud mitte kedagi. Miks sa küünla ära kustutasid? No ma ei tea, tundus loogiline, aga siis ma kuulsin järsku alt Hendriku karjumist, ma jooksin sinna ja Hendrik oli seal maas, eks ole, ja ma nägin, seal maas olid küünlad mingis imelikus asendis põlesid. Okei, no siin on sul ilmselgelt tegemist tulevaimuga. Tulevaimuga? Jaa, tulevaimuga. Tavaliselt on need siis inimesed, kes on põletatud elusalt. Nagu sa võib-olla tead, keskajal põletati päris palju kurikaelad tuleriidal, eks ole, neist võisid saada tulevaimud. Kuid siin, sinu juhtumi puhul, on midagi teistmoodi. Sest et vaata, siin on pandud sinu vaenlasele peale needus tõenäoliselt. See ei saa olla tavaline tulevaim. Miks? Sest et kui inimesest saab tulevaim, siis läheb ta põrgusse. Ta ei eksisteeri meiega samas reaalsuses, kuid siin on läinud teistmoodi, mis tähendab, et keegi on talle peale pannud needuse, et ta ei saa lahkuda meie reaalsusest. Okei, aga mida me siis teeme? No plaan selline, me peame teada saama vaimu nime. Selle abil me saame saata ta tagasi põrgusse ja suureks abiks selle saavutamisel on see siin, minu rist. Mida see rist teha saab? See rist, see suudab teha rohkem, kui sa arvata oskad, poiss. Ja muideks, kus siis sinu sõber on? Kellega sa sinna majja läksid? No ta on surnud. Surnud? Ja nagu ma alla jõudsin, siis ta oli seal maas pikali ja surnud. Oo jaa, okei. Kas ta keha on ikka veel seal? No ma ei tea, ta jalad olid süttinud, seega meeldaks, et ta vist põles ära. No olgu. Aga oota, te siis aitate mind, jah? Aitan kindlasti. Aga me peame olema taktikalised. Ei saa teha sihukest viga nagu teie, siis te hargnesite. Peab olema lähestikku, mis ei tähenda, et me peame olema täiesti koos, sellepärast, et see ei pruugi alati aidata. Aga lähestikku, nii et kohe, kui midagi juhtub, me saame üksteisele appi tulla. Ja mina selle ristiga. Oh jah. Aga kuidas me ta nime teada saame? Jäta see juba minu hooleks. Okei, kas lähme? Ja lähme, aga oodake mind õues. Mul läheb 20 minutit, et kõik asjad valmis seada. Mul on püha vett ja asju, et kõik vajalikud asjad saaksid kaasa, kui ma hakkan kiirustama, ma unustan need. Olgu, muide teie diivan on natukene siuke ebamugav või nii. Ja ma olen ise ka tähele pannud, aga ärge muretsege, ma ostan endale mingi aeg, ma tean, et ma ostan endale sinna, kus teie istute, ostan samasuguse diivani nagu siin, sellepärast, et siis sobib paremini kokku kõik, eks ole, ja tuba näeb parem välja ja nii edasi. Õige ka, nii. Hea küll. Issake, see koht on ju täitsa metsa kasvanud. Ma arvan, et see maja ehitati niimoodi siia mäe sisse, sellepärast, et nagu sõja ajal olid siuksed hooned väga kasulikud, et ennast varjata. Olgu pealegi. Aga Rasmus, lähme siis sisse, eks ole. Ärge sisenege. Tõsiselt, Rasmus, või? No jah, vabandust, see suva. Okei, Rasmus, nii, sina hakka otsima seda, mida iganes sa siin otsid. Ja mina tegelen selle vaimuga. Nii et hüüa mind, kui sa oled leidnud selle, mida sa otsid. Ja hakkan otsima, et teie mingi rahulikult tegeleme, et kus sa oled kuradi võtti? Tuline teed.
nii, kus on Aare, kus on Aare, kus on Aare? Tuli, näita mulle teed. Tuli, näita mulle teed. Tuli, näita mulle teed. Mis su nimi on? Ma teada, mis mul siin on. Lõpuks. Preester, ma leidsin Aarde üles, see on minu käes. Ei! Preester, appi! Ma tulen! Su nimi on Leili. Ei sina! Sa ei ole inimene, sa oled ahendatud oma ohvruse ja reetluse külge. Sa arvad, et kuni on sinu jõud, aga tegelikult on see su vangla. Sinu nimelauseni annab sinule jõu ja ma tean su nime, see oli siia kirjutatud. Su nimi on Fredi, sa oled nii küttevalvur, igavese reegi saadik, tulevaid. Sa pole väga palju nimel, mul on sinu Fredi meelduse ja saadan su tagasi võrgusse. Rasmus, ma ei tea, kuidas teiega on preestil, aga see on nüüd läbi. Mina tahaks nüüd ka koju minna. Jah, lähme siit ära. Jaa, lähme jah. No mida te siis arvate, härra preester, palju minu kirstuses seda Aaret siis on? Poiss, kui aus olla, siis ega mul pole absoluutselt õrna aimugi. Te tahtsite osa sellest kaardist endale, kas ma peaksin teile andma natuke? Tead, ma mõtlesin järele ja ma arvan, et ma tegelikult ei vaja sinu Aaret endale. Sa võid selle täielikult endale. Aga te ei soovi või? Aga te ise tahtsite ju osa sellest endale? Ma tahtsin, aga ma mõtlesingi järele, et ma sain juba enda tasu tegelikult ju kätte. Mis see teie tasu siis oli? No eks minu tasuks oli ikka see, et ma sain teha tööd, mida ma armastan ja sain aidata. Ja see kõik, mis mulle tegelikkuses Rasmus, et võtta heaks. Oi, no väga kena teist siis, härra preester. Tänan. Aga ega midagi muud ei olegi, kui et naudi poiss. Ma hakkan siis kodu poole minema, eks ole? Nägemist, härra preester. Oli au. Mul oli ka väga meeldiv poiss. Mul oli ka meeldiv.
tere, kohalik preester. Mina olen. Armas inspektor. Astuge palun edasi.